No nii, tere tulemast vaatama Annikor Openi kolmandat ehk viimast ringi. Minuga siin Markus Saarepuu. Tervist! Ja nagu nimele kohaselt, siis Annikoru discgolfipargis see aset leiab. Ja esimesed 9 meil kohe siin lahti rulluma hakkavad. Esimesena siis liiderpooli jõudnud Hannes Kurn koondskooriga -17, reitinguks 1023 ja Hannese mäng kindlasti huvitav jälgida. Teisena liidkaardis Mauri Vilman, PDG reiting 1034 ja koondskoor -17. Ehk siis siuke tihe rebimine. Kolmandana siis Mats-Erik Tõhk, skooriks kokku -14 ja PDG reiting siis võistluse toimumise hetkel 980. Ja neljandana liidkaardis Roland Kõur, PDG reiting 1019, koondskoor samuti -14. Et tegelikult siin need skoorid on päris lähedased üksteisele, et ei ole siin midagi veel ära selgunud, on ju? Paistab, et tuulina nagu ikka Annikorus. No Annikor on kohane. Ja esimene rada on meil 105 meetrit, par 3, triple mandoga, kulgeb mööda sellist metsatunnelit, nagu siin hetkel droonivaatest näha on. Ja lõpuks, kui meil siin korvi hakkame nägema paremal pool, natukene on vaja siin läbi puude navigeerida, et sinna jõuda ja asub siukses väikses lohukeses, ehk siis see rada soosib eestkäiviset kindlasti. Liiderpool. Esimesena alale pärast 2 päeva esikoht jagamisel Hannes Kurn -17. Siin Annikoru raja boss Margus Lepasaar kutsub ilusti mängijaid isiklikult rajale. No, see on Hannese nii-öelda birdie-bagi kasutamise taustal on seda tuult päris hästi näha, et kui juba esimesel rajal siuke tuul puhub, siis on üsna tuulist ringi tavaliselt oodata. Ta on päris kurjalik. Et siin tuul tahab isegi Hannesel püksid jalastatud aega. Aga väga hea ülestabiilse kettega vise ja natuke mingi puu saab, aga jääb ikkagi sinna ilusti ring kahte. Mauri ilmselt midagi sarnast läheb tegema, et eks see lõpuosa siin rajal on siuke natuke õnnega pooleks, et kellel sealt kuude vahelt läheb läbi ja kellel mitte. Nagu Mauriga mängid, siis tavaliselt Mauril läheb igalt poolt läbi, nii et... Pigem küll, aga see õnn soosibki ettevõtlikke ja tugevaid, nii et... See on OB ju. Aga praegu testatakse vastupidist hoopis, et... Enne nägemata. Ja. Siin Roland juba tahtis nii-öelda esimesena peale tikkuda, Matsi ees ära visata, aga Mats pani käe õlale, et seda ei lähe kuskile. Äkki oli tuulevaikne hetk. Jah, Roland targa mängina tahtis ära kasutada. Mats nüüd ka 2 kettega, ilmselt siis kangem ja veel kangem on siin valikus. Jah, vaatame, kuidas tema selle tuulega suudab, seda peab madalalt hoidma. Ja natukene siin vasakule ta läks ja lõpuks paremale kikisest. Ja nüüd lõpuks siis peale pikka ootamist saab Roland ka viskama minna. Ja tundub, et tal on ka mingisugune ikkagi driver ja mulle tundub, et mitte nagu alastabiilne, vaid siuke ikkagi ülestabiilne driver käes. Ja. No selle viske puhul üks üsna kummaline ka mingit nii-öelda väga lahjat ketast näha, et ma arvan, pigem üsna palju mängitaksegi nii-öelda kangega lihtsalt hästi siukest flat nii-öelda, et lased kettal siis nii-öelda naturaalselt feidida. See tundub hetkel pundi parim vise. Paistab küll nii, et äkki Rolandil vist ainus nii-öelda reaalne pöördi võimalus. Võib-olla Hannesel on sealt ka veel pikk pro. Ja Matsil siit on väga keeruline lähenemist, et pigem kui nagu lühikeseks eksid, siis tahad olla rohkem vasakul pool, sest paremal on nii tihe, et sealt on väga raske midagi välja võluda, aga vaatame, äkki Mats tõestab meile vastupidist ja läheb ilusti läbi ja tegelikult on päris lähedal tundus. No väga hea vise Matsi poolt, jah. Opa, Hannes saab isegi korvile pihta. Päris hea, jah. Rolko viskab alla. Roland jäi ka ikkagi natukene lühikeseks drive'iga, et toppis Mauri siin, mitte küll birdie chance, aga nii-öelda just kui korvile kõige lähemal. Vaatame, kas ta siit suudab parri võtta ja annaks Hannesele ühtegi viset.
aga hetkel natuke lai. Tundus, et seal vist puud segasid ka nii palju, et Jaa. pidi mingisuguse haiser hõljuki valima, et Matsil nüüd ka tegelikult päris raskest kohast parri võimalus, et kui selle ära realiseeriks, oleks päris magus. mingisugune 8 meetrit. Ja eksib natuke madalaks, et jah, et ega siin esimesel rajal ei taha endale parriputti eriti pikka jätta, et muidu võibki juhtuda see, mis praegu juhtus, et alustad mängimist ja tahaks võib-olla lihtsama mingi putiga maha tulla, aga pead kohe hakkama mingi 8-9 pealt putti. Ja Annikaru siis teine rada on par 3, 98 meetrit pikk, kulgeb mööda sellist metsatunnelit, ütleme üks 70 meetri ulatuses ja lõpus siis peab ketas feidima vasakule ja korv on sellise, mitte päris saare, aga sellise puudega piiratud ala juures, kus siis taga on ka OB, et green on väga kaunis sellel rajal. Jah, kui esimesel rajal nüüd tuli see tuul vasakult, või see paremalt, siis siin tegelikult ilmselt see tuul tuleb samamoodi diagonaalis selles suhtes, et hakkab lükkama sinna korvi suunas. Ja, aga minu arust siin rajal suhteliselt tihti puhub ka vastu, et need kettad tegelikult ei hakkagi lõpus vahepeal feidima selle tuule pärast just. Ja see võib olla ka nagu üks, seda tiibe pealt nii hästi ei tunne, kuna ikkagi me oleme veel metsa vahel, et võib-olla ise mängija ei tunne tuult, aga tegelikult ikkagi seal koridoris puhub. Jah, et see on ka täitsa tõenäoline asi ja siin nagu näha, siis Rolko ja Hannes mõlemad valisid päris ülestabiilse ketta, millega minna sinna, mis ei ole üldse halb valik selles suhtes, et ainuke asi, mida siin rajal teha ei taha, on põhimõtteliselt eksida tunnelis kuskil nagu vara ja teine asi on siis see, et jätad liiga pikaks või laiaks, et Mauri sai nüüd väga paha kiki. Iseenesest tegelikult siin rajal kindlasti paremal pool on mugavam olla, et tegelikult parem pool on suhteliselt hõre ja seal on korvile pigem isegi okei vaade, täpselt ei tea, kui sügavale Mauril kikis, aga vasak pool on selles mõttes karmim. Ja seda kindlasti. Et paremal pool on seal on natuke hõredam. Vasakul on lihtsalt see, et sul on nagu otse korvi suunas on kõik puud, mis maailmas üldse olemas on. Ja Mauri nüüd ongi piisavalt kaugel ka veel, et jump-utida ei saa ja peab siit siis eest käega lähenema, aga mingi augu ta leidis ja tundus päris hea auk. Tundus päris hea ise olevat. Ahah, okei. Aga siiski jääb ikkagi veel siuke päris ebameeldiv putt, et tuul puhub ja taga on praktiliselt tühjus, et aga Mauri seda vist rannima läheb, et tundub küll, jah. Üsna enesekindel pilk on silmis ja Ja sinna see putt praegu läks, aga jälle hullu saab ühe korra veel sama kaugelt panna ja juba parem ürituselt. Ja see muidugi Maurile väga hästi mõju selles mõttes, et Hannes põhimõtteliselt, kui Hannesit parri võtab, siis Mauri kaotab jälle ühe viske Hannesele. On ühe või kaks? Jah. Siit vist tuleb tuubli putt. Just. Aga Rolandil pöördi putt praegu nüüd. Ja realiseerib. Kotti. Väga hästi tehtud. Ja Matsil on vaata seal selle pakkuda kõrval tegelikult ketas. Mats tegi ka väga hea viskaga. Aga siin, kus Hannes nüüd seisab, et see on kõik veel safe ja siit meetrit sisse ei saa, et peab natuke vaatama, kus sa neid jalgu seal sätid, et kas putid paku pealt või üldse paku tagant. Ja see on päris siuke nagu väga ilus rajadisaini element selles suhtes. Ja tihtipeale need pakud püüavad ka kinni seal neid kiiremaid drive ja võib-olla teevad sulle pougist pöördi, et kui muidu oleks ketast pikaks läinud, siis päästavad ära. Aga Matsil ka ilus pöördi. Jaa, aga nüüd Hannes on saanud väikse hingamisruumi endale sisse. Ja sellega lähme edasi rajale number 3, par 3, 77 meetrit. Rada ise on selline, ütleks päris siuke lihtne, selles mõttes viske mõttes, aga kohe, kui me jõuame korvini, siis me näeme, et see on mingisugune enam-vähem 3 meetri kõrgune ja kuna nagu nägite, siis on tuuline ka täna, et siis ilmselt seal saab päris palju sellist
päris palju huvitavat juhtuma. Ja siin see tuul tihtipeale surub neid kettaid hästi otseks, et ja see toob kohe OB-ga mängu, et päris ülestabiilne ketas on ilmselt mõistlik siin. Ja see viserollkott tegelikult ei olnud üldse halb, sai mingi väikse puu ja tegelikult jõudis ikkagi päris heasse kohta selles mõttes nagu, et mis ta oleks võinud olla. Ütleme, et ilmselt ilma puuta oleks ta ringi jõudnud ja tundub, et jõudis ka puuga ringi, et polnud vahet, jah. et pole probleemi. Mats nüüd viskab ka vist mingisugune kange keskmaa. Ja see peab nüüd... See tundub päris hea. Just, aga nüüd ta ei tohi rollima hakata sealt, mida see tegi. Ja vist läkski OB-sse, jah. Ta läks nii paha nurgal, et ta rollis vist päris kaugele ka, et ma arvan, et Matsil on siin ilmselt Circle 2-st isegi see parrikutt veel. Jah, Hannes vaatab nüüd seda paremal pool olevat puud, mis tegelikult ilmselt päris paljusid häirib, kes eest käega seda rada viskavad. Et tegelikult ta ei ole üldse lähedal ja ta ei tule mängu, aga lihtsalt see, et ta seal on ja see, et sinna nagu vahetusse lähedusse selle kettaga lähed, siis see ikkagi nagu natukene midagi seal mõjutab. Ja Hannes tegelikult tegi päris hea drive, aga jäi sinna paremale poole korvist, kus on tegelikult palju puid ja sellised tihedad kuused, et vaatame, missugune vaade tal sealt avaneb. Ja nõks kitsas oli Hannese drive, muud nagu midagi, aga nüüd Mauri näitab täpselt ette, milline see liin olema peaks. Ja. Tundub, et Hannes siit mingit pool sellist Anna-Heiser putti genereeribki. Aga saab tegelikult ilusti puttida ja võtab pördi. Aga oleks seal nii-öelda meetri võrra paremal olnud veel, siis oleks olnud nagu päris raske, aga siis ei ole vaja visata meetri võrra kaugemale. Aga näe, Mats ikkagi jäi piisavalt lähedale, kuigi siin ka need kuused kindlasti seda putti segavad ja vastu tuul on ka. See on alati see 6. raja tuul, mis sealt tuleb sealt tiiala poolt lihtsalt nagu kogu aeg. Ei ole muud tuult. See korv on juba selles mõttes võrdlemisi avatud tuulel, et siin kindlasti midagi lihtsalt ei ole. Siit sellelt rajalt poogit ei taha ilmselt mitte keegi. Aga Mats ilusti päästab ära. Väga hea save Matsilt. Et siit alati pärast need need OB drive'id on siin üsna tihedad juhtuma, aga kui suudad parri ära päästa, siis ei ole väga isegi hullu ja need enesetunne ka selle võrra parem. Rolandil ka vist tundub, et need kuused ikkagi ei sega õnneks, et saab otsavaade korvile. Tundub, et on natukene seal vasakul pool kuuskedest, et saab normaalselt puttida. Ilusti sisse. Kott ja Roland on kindlasti praegu pundi kõige parema algusega. Ja Mauri siit saab ka nüüd punastele vahelduseks midagi rohelist koogjuurde. Kokkuvõttes päris hästi läbitud rada. Kõigil 2 viset. Täpselt nii. Lihtsalt Matsile väike karistuse juurde. Aga Leaderpool on hästi teinud. Aga tuletame ka meelde, et discgolfi grupitreeningud toimuvad Tartus ja just nii-öelda siis suunaga noortele, koolinoortele. Ja treenid toimuvadki siis nagu nimetatud Tartus Maaülikoolis ja kui oled nii-öelda discgolfi armastav noor, siis võtta kindlasti ühendust, meil on sotsiaalmeediad igal platvormil ja saab meiega meili teel ühendust, nii et tule teeme trenni. Ja oleme juba jõudnud ka 4. rajale, par 3 ja 108 meetrit on pikkust, et stabiilselt niimoodi üles mäge see rada kulgeb. Viseb, nii-öelda kui korvi juurde tahad jõuda, siis peab ilmselt umbes 115 meetrit olema. Ja üsna niisuguse tummise tunneliga on tegemist, et siin iga puu on potentsiaalne nii-öelda sul vastane, kes selle lennu kinni võtab ja siit tii pealt vaadates ka see tunnel liiga suur ei ole, et paremal on ka OB, mis tegelikult tuleb üsna lihtsasti mängu, et nii kui natukene ketas peaksid kätte kinni jääma, siis suure tõenäosusega sa sealt selle karistuse endale korrad. Kusjuures isegi mitte kinni jääma, vahepeal on see, et viskad natuke vara, täpselt sinna, kui rolku viskas hetkel ja sealt mingisugune puu toob sind nii palju paremale, et sa lõpetadki OB-s ja pead minema drop-zone'i. Praegu on muidugi ka tundub, et vist tagant tuul või kergelt üle vasaku õlapuhu tuul, et see kindlasti teeb seda raskemaks ka, sest et vise nii üles mängib natuke kangemalt, et see ketta valik peab siin väga õige olema. Jaa, see on tõsi, et hetkel nagu näha see ketas flipas täitsa okeilt. Et aga ilmselt, kui ei võta nõks lahjemat ketas, siis see lihtsalt vajub sinna vasakule ära. Ja, kas Mauri siin seda võib mingit volti visata äkki või midagi kiiramata. Tundub küll üsna sirge fairway lennuga äkki. See on väga-väga hea vise.
ilusti sinna sellesse tunnelisse sisse ja lõpus väike hajumine sinna vasakule poole, et see enam ei määra, aga Mauri on pördiputil. ja viimaks siis Mats. Matsile kindlasti siuksed tunnelivisked sobivad hästi. Et Viljandi poisiga tegu on ja Viljandis nendest tunnelitest puudust ei tule, aga praegu jääb hätta. Ja natuke kõrgust sai liiga palju ja tuul tõstis ka kohe, siis ei lasknud kettal sirgu tõmmata nii palju, kui ta oleks ilmselt tahtnud. Ja nüüd Roland saab selle raja vist enam-vähem lahendatud, et jumput üsna korvi lähistel ja teised päevad veel pusima. Ja vaata, Matsil on siin see täiesti nagu avatud eestkäe tunnel, et tegelikult ei olnud nagu, koht iseenesest ei olnud ju halb. Jah, lihtsalt siin green'i peale neid puid palju õnneks ei läinud rollima, et Hannessi jumputiga, aga nüüd see ketas kahjuks läheb rollima ja isegi täitsa nii-öelda ringi joone juurde, et selles mõttes valus nagu viga, et sa ikkagi tegelikult justkui nii-öelda lähed lay-up'ima barri jaoks, aga jääb ikkagi tummine 9,5 meetri putt veel, aga samas see sisse panna on jälle enesekindlus laes ja saab hästi edasi minna. Natuke ikkagi jääb puudu sellest putist, et ilmselt Hannes saab isegi aru, et see oli suhteliselt siuke natuke õnnetu viga tegelikult, mida teha, seda enam, et Mauri on pördiputil ja ise ei tahaks tegelikult nii heast kohast, kus tema oli, ei tahaks pougit võtta. Ja, aga Mauri on, kas ta on nagu pikkur vist huvitav või? Jaa, natukene pikk jah. Ja ilusti sisse ka. Aga ilusti sokutas ära ja see teeb ju vahe, teeb päris väikseks, et see Hannes paugi jah. Mauri on oma selle double paugi pahanduse ka tagasi teinud põhimõtteliselt, et praegu mitu rohelist järjest on võtnud ja Mats ka võtab väga hea barri, et need on olulist putid, mis sisse saada, praegu Mats on hästi barre päästnud. Rolandil ka veel üks 5 meetrit jäänud läbida. Jah, õnneks seda palju ei ole, aga Rolfil tegelikult seda barri ikkagi siit vaja on selles mõttes, et nüüd ta on ju teise koha peale viigis Mauriga ja Hannes tuleb siit ühe võrra lähemale. Jah, et tegelikult seisud on päris võrdseks läinud. Nüüd rada number 5, par 3, 103 meetrit, selline päris tummise käpiga rada, kus poole peal on veel Mando, mida peab läbima paremat poolt ja korv jääb vasakule poole. Ehk siis soosib sellist justkui sükst edasi pushivat tagantkäeviset, mis siis lõpus kas hajub ilusti või skippab sealt selle pinna pealt. Nüüd ma arvan, et keegi ei lähe seda safe'i mängima. Ma arvan, et kõik lähevad tagantkäega seda ikkagi nagu ründama, aga siin on ka võimalik niimoodi mängida, et viskad lihtsalt midagi aeglast sirgeks ja lased tal kukkuda sinna tee keskele ja siis sealt mängid edasi. Ja ilmselt ma arvan, enamus ikkagi lähevad nii-öelda bördi mõtetega siia rajal, et ja Mauri tundub, et suhteliselt hästi teostab ka, et siin rajal Mandost mööda ära saada on juba pigem selles mõttes võit, et siis on sul mingisugune bördiputt olemas ja suurem pahandus möödas, et see rada võib väga lihtsasti muutuda väga keeruliseks. Ja kõige hullem minu meelest on see, kui ei jõua Mandoni ja siis eksid kuskile kas paremale, veel hullem vasakule ja jääd kuskile sinna kinni, siis on veel Mando, mis ka mängus ja see double bogey või triple bogey on päris kiire tulema. Ise oled midagi suuremat kui parsit võtnud? Iga ring. Et ma selle raja kohta oskan hästi rääkida, Roland ka praegu nüüd Mandoga eksib, aga selles mõttes ei ole sellel rajal kõige kohutavam eksimus, et tegelikult tihtipeale need Mando visked maanduvad korvi all, nagu täiesti korvi all, ehk siis lihtsalt viskasid, ütleme 2-3 meetrit liiga vasakult ja saad sellest karistada ja põhimõtteliselt on see lihtsalt lay-up'iga paugi kohe, et no tegelikult ütleme niimoodi, et Mando miss on selles mõttes parim võimalik eksimus, mida sa teha saad, sellepärast et drop zone'is sul on ju võimalik veel barri päästa proovida.
jah, ta ei ole nii kaugel. jah, mingi 20-25 meetrit, Jah. aga võimalik on, noh, kindlasti selles mõttes, et noh, lihtsam on alati mitte eksida, aga see Mando Mission, see on väga sihuke tavaline viga ja saab teha ka hullemaid vigu ja praegu kahjuks on, seda näitab ka, et see on nüüd nagu paha viga, et siin sa pead minema kuidagi viskama Mandost mööda ja siin on nüüd see Mando, mis ka väga mängus. Et kui sa nüüd siit Mandoga eksid, siis on juba korralik number soolas, aga Hannes targa mängumehena siin ei eksi. Targa või osava? Mõlemat ilmselt. No. Ja viskab siit alla bogey jaoks. Mauril on birdie putt. Teeb asju huvitavamaks. Ja, aga Mauri on ka veel ilmselt ikkagi täitsa arvestatav putt, et nii-öelda sisse tõsta ei ole seal midagi. Aga vähemalt ühe viske peaks ta ikkagi Hanneselt saama. Jah, seda nii-öelda kõigi eelduste kohaselt küll. Jah, see Matsi run ei olnud üldse halb, lihtsalt lõpus see lopufeidi lõpetas ketta suht kiiresti ära sinna vasakule. Aga nüüd Mauril on võimalik siuke Mauri hargi stepper sisse panna ja isegi juhtima minna. Pead jällegi rannima läheb, nii et miksid peaks muidugi alla viskama. Nõks jääb puudu. Ebameeldiv nii-öelda paremalt vasakule tuul oli ka kindlasti, mis võis seda putti natuke mõjutada, aga parr on ka siit rajalt nii-öelda väga soliidne tulemus. Jah, parriga selles mõttes ei kaota ilmselt. Statistika ütleb, et parriga oleks võitnud 0,7 viset. Jah, üsna ikkagi keeruliselt mängib tegelikult seda rada. Päris korralikult, jah. Nii, ja üsna keeruline rada oli see praegu nii-öelda meie poistele ka, aga luulle lihtsam osa äkki ootab. Ja on võimalik toetada Disc Golf Expressi tegemisi, näed sisu enne kui teised, osaled loosimistel, oled kursis, mis järgmiseks, selle jaoks ongi Patreon, loosid päris ägedad ja see sisu nägemine enne kui teised on ka päris hea võimalus vaadata Disc Golfi sisu enne kui su sõber ja siis talle nina alla hõõruda, et sina oled juba seda näinud. Ja 6. rada on siis korralik siuke suur poiss, ütleme, et par 5, 299 meetrit ja kulgeb siit mööda sellist maalilist fairway'd. Rajal on siin vasakul ääres näha ka Mando, millest tuleb paremalt mööda mängida ja ongi jala pealt nii kaugele ära visata kui võimalik, siia kuskile platsi peale ja siis üritada siia tiigi ette lay-up'ida ja siis veel saada sinna poolsaare peale ka. Rajal on üsna palju OB-d ka, et nii parem-vasak äär on terve raja ulatuses OB ja siit nüüd ümber selle korvi saare on ka igal pool OB, et kindlasti ilmselt kõige raskemate radade hulka ta kuulub. Tuulevaikuses on ta ilmselt üks lihtsamate hulgast, aga ütleme, kuna see on kindlasti kõige rohkem tuulel avatud rada, siis ma arvan, et see on üks kindlasti kõige raskemini mängitavaid korve praegustes oludes. Tead, mida see statistika ütleb, et see on 6,6 mängib par 5, see on peaaegu 2 viset üle parri. Ja siin ongi, ütleme niimoodi, et rohelisi on ikkagi päris vähe võetud ja paistab, et kõiki teisi numbreid selle võrra rohkem. Et siin peab selle avadrive'i viskama nagu niivõrd laiaks ja tegelikult Roland ikkagi ka viskab nagu väga laia joonega, aga see tuul hakkab teda nii tugevalt tassima, et ta võib tuua selle kette siia vasakule nii-öelda Mando joone juurde tagasi ja ikkagi riskida nii-öelda karistusega. Minu meelest kõige ägedam selle raja puhul ongi see, et sul on seal paremal pool tiiala poolt vaadates on OB ja sa saad väga-väga julgelt saad tõmmata sinna peale mingi kõrge haiseri. See on, nagu, nõuab küll nagu väga suurt usaldust enda ja ketta suhtes, aga ma ütleks, et see on nagu kõige parem liin, mida sa selles mõttes visata saad, et sa usaldadki nii laiaks selle. Ja kui on kang ketas ka, siis kus ta on nagu otseselt minna. Ja, aga siin tõesti tuul on ikka väga tugev, et Matsil tiiala peal isegi rätik lendas tiibelt minema ja pidi veel ketast ka vahetama ennem, et ei ole nii-öelda naljavärk siin, et tuul on korralik ja kui tahad visata pikka distantsi, aga tuul põhimõtteliselt otse näkku puhub, et siis ei ole see kõige kergem ülesanne. See jah, ma tean omast kogemust, ma arvan, et sina ka tead, et siin rajal see täielik vastutuul on üks kõige rõvedamaid asju, mida sa tunda saad, sellepärast, et esiteks sa ei saa potentsiaalselt oma soovitud distantsi kätte sellega
ja teiseks on see, et sul enam-vähem kõik kettad kotis tõmbavad lihtsalt rollerisse selle viskel või selle tuule peale. ja siin Hannes ka praegu ootab seda, et äkki tuul natuke vaibuks, aga siin rajal seda tavaliselt ei näe, et kuna see on nii nii-öelda avatud rada, et siis tuul üsna niisuguse stabiilselt tugevalt kogu aeg puhub, aga tundub, et Hannes just ootas enam-vähem õige hetk ära, et drive paistis päris okei. Ja see koht, kus Mats on, see ei ole üldse selles mõttes halb koht, kui sa seal männi all ei ole, siis on juba täiesti ükskõik, kus sa selles mõttes oled pärast esimest viset, et teist viset on alati mugavam teha kuskilt avatud kohast, kui sealt männi kõrvalt ja Ikkagi Hannes oli OB-l. Okei, Hannes oli OB-s. Aga noh, selles suhtes, et tal on ikkagi võimalus just sinna platsi peal ennast visata ja sealt läheneda poolsaarele ära puttida. Aga siin rajal on muidugi see ka, et nii kui sa esimese viske teed natuke lühikese, siis jääb sul ka teine vise nii natuke lühikeseks, et sa lihtsalt sa ei jõua visata sinna ideaalspotti ja siis, kui sul jääb teine vise lühikeseks, siis sul jääb see kolmas nii-öelda saarele lähenemine nagu selle võrra pikem ja raskem vise. Et on küll nagu väike nii-öelda eksimus, mis teha, aga ta võib ikkagi lõpuks kätte maksta sulle. Kui sa pead seal mingi 100-meetrise viske sinna saarele üritama panna, siis see ei ole kõige lihtsam ülesanne. Jah, aga samas on jällegi see, et see nii-öelda suures pildis nagu võib-olla nii palju rolli mängi, et kas sul on seal läheneda mingisugune 70 või 85 meetrit, jah, kui sul jääb 100-110, siis on nagu teine lugu. Aga põhimõtteliselt ta ei ole nagu, ta saar on üpris nagu suur ka selles suhtes. Okei, tuul teeb selle, jah, võib-olla natuke keerulisemaks. Aga ma ütleks seda, et leadcardi poisid tegelikult sealt 100 seest võiksid ikkagi kõik sinna saarele selle vähemalt kukutada. Ja, aga no Matsil ka, et esimene vise natuke lühikeseks ja tänu sellele kohe teine on ka siuke, et see ei reach ja sa peadki tegema selle väikse lay-up'i, mis pole nagu ideaalne. Aga parr on mängitavalt. Ja siukses tuules eriti, et see tundubki, et on igalt poolt põhimõtteliselt vastu, et ükskõik mis viset sa teed, et siis ongi see, et kohe kui ei jõua sinna õigesse kohta visata, siis see vise jääb veel lühemaks nagunii. Ja nüüd Hannes just läheb ikkagi üle viskama. Tundub, et ta läheb üle viskama, jah. Et see ongi see distants on ka ikkagi nii pikk, et ta peab täitsa reaalselt flexi viskama. No teeb ülihea viske, aga see vist on OB, aga ootame ja vaatame. See oli siuke, et ta just läks üle kivida. Aga see on iseenesest Hannese poolt selles mõttes nagu tark asi, mida teha, et sa jäta ainult lühikeseks, et siis sul on ikkagi sealt saare pealt nii-öelda võimalus puttida, et kui sa nüüd jätad lühikeseks või siia tiiki viskad, siis sa pead ikkagi võtma meetrisid selle kiviunniku juurest ja sul läheb ikkagi veel nii-öelda kõvast tuule, siis on siuke eestkäev vise. Jääd kettest ilma ja visetest ka veel. Ja. See on nagu luus, seda ei tasu teha. Pigem viska pikaks. Ja, Mauri on nüüd selle raja praegu nagu justkui nüüd õpiku järgi mänginud siiamaani. Jah, ja tundub, et see viimane vise ka täiesti korvi all maandub. Ja. Et see väga-väga hästi mängitud rada. Ja Mauril kindlasti selles mõttes hea stress-free see rada, et teised on siin tuulega korralikult võitlenud igast selliseid hulle viskeid pidanud tegema, aga Mauri praegu tuleb väga nii-öelda neutraalselt ja rahulikult läbi, et puttima ka ei pea. Nüüd vaatame, mis sai Hannese viskest. Tundub, kui Roland esimesena läheb, et ju siis on ikka Hannes ka õnneks safe'is. Aga huvitav, see tundus, et ta viskas ju üle kivide. Ma arvan, vaata see OB keerab seal, kus näiteks Roland seisab, ta läheb nagu natukene diagonaalis. Aga vaata, ta võtab sisse või nagu ühesõnaga me saame kohe selle teada. Aga nüüd Hannes on leidnud selle ainsa tuule vaikse hetke vist selles päevas. Kasutab selle ilusti ära ka. Ja Hannes oli ainult ühe korra OB-s, jah. Ja, et siis ikkagi see läks väga hästi. Nii, Matsil on parriputt. Praegu on tõesti kuidagi väga vaikseks jäänud, Ja ei kasutanud kahjuks ära seda hetke, et siin kõigil hetkel pakutakse kandiku peale, et palun putti sisse, tuult ei ole, aga... Nüüd ongi, kui oled juba esimese osa ringist tuulega mänginud, siis ei oska ilma tuuleta enam teha miskit. Jah, kadus see mõtlemine ära, et tegelikult on lihtne. Ja see birdie, ma ütlen, on
väga-väga kõva pördi. Väga sihuke täpselt plaani järgi mängitud paistis, et väga hästi. Rada number 7, par 3, 156 meetrit. Kõige pikem par 3 Annikorus on ju? Jah, peaks olema küll. Ja rada kulgeb mäest alla, alguses on triple mando. Mäest alla lõpp on päris keerukas selles mõttes, et ta on künka peal. Et kui suudad visata ennast siia õunapuude juurde nendest mööda, on suurepärane. Ja siis jääb siukene, ongi künka peale putt, et ta küngas seal vahepeal teeb igasuguseid ägedaid asju ja kui natuke lühikeseks lähenema pead, siis ei ole üldse lihtne. Aga vaatame, kuidas meie poisid sellega hakkama saavad. Ja, et see vise äärmiselt pikk on, et siin nii-öelda päriselt pördi mõtetega seda rada mängima lähevad ilmselt üsna vähesed mängijad. Aga Mauri kindlasti üks nendest on ja praegu nii-öelda ilmselt pördit proovida saab, et mitte küll nii-öelda lihtne proov, aga saab proovida nad. See on juba võit. Siin rajal OP-d ei ole, on ju, või peale tiikide või tiigi? Minu teada mitte, et tegelikult parem pool ka mingisugused tööstusplatsid seal on, aga on sealt ka neid teisi viskeid tehtud, et ta on päris äge koht, jah. Et seal mingit OB-d vist ei ole, aga ta ei ole kõige nagu mugavam koht, kust oma teist viset sooritada. Kuidas see nüüd Mando missi korral on riidi? Jah, on küll. Aga mis siis saab, kui sa sealt ülevalt kolmnurgast läbi viskad? Kunagi oli jah, minu arust mingi diskussioon isegi selle osas ja see vist peaks olema Mando miss ikkagi. Et ta mängib nende sisemiste piiride järgi. Ja Hannes teeb suurepärase viske, et samamoodi seal C2, et jääb nii-öelda paremale jääb vasakule poole, kus ta mugavam puttida ka, et sul on korvi taga mingigi pind, kuhu eksimuse korral see ketas maanduda saab. See on jah, hea pool seal vasakul. Ja Mats läheb ka sinna vasakule kas tahtlikult või mitte tahtlikult mängima ja jõuab lähenemisele. Ja tuul tõesti praegu on poisid nii-öelda rahule jätnud, et Mats on väga hea lähenemisega. Ja see oli vist Berg või oli Matsil ka range? Praegu jään vastuse võlgu, aga ilmselt mingi siuke väga aeglase kättega ilmselt tegu oli. Ja väga ilusti hõljus sinna korvi poole. Vaatan, Roland on noored poisid tööle pannud, siin on kotitassi ka välja aetud. Tervitused Kamlale. Nii, ja saab ilusti korvi alla. Mis arvad, kas Mauri läheb rannima seda? No, kui ta nii-öelda teisel rajal läks neid putte rannima, siis ma arvan, et siin ei ole küsimustki. Ma arvan, et läheb. Arvad, see on hea pakkumine? Kuigi päris ebameeldiv tuul ka ja värk, aga tundub, et Mauri läheb rannima, et üsna siuke keskendunud olek jälle siukest kiiret leiapi otsust. Aga eksimus, aga no ketas jääb mingi 3 peale, et tasus proovida. No Hannes läheb ka seda rannima? Ja kindlasti, et Hannesel oleks siit pördi äärmiselt magus. Ja sealt päris hea reaktsioon tuli sealt sellest nii-öelda posti pehmendusest. Et see, ma juba vaimu silmas nägin, kuidas see mingi 25 peal selle, mis nagu jõuga see sinna läks, et... Ja, neid rulle on seal palju nähtud, et aga no nüüd Mahril ka jälle tuul on puuliga ühinenud uuesti, et peab siin oma aja ära võtma ja saab ilusti hakkama, et parriga minema, aga siit rajalt tuligi kokku siis viimasel päeval ainult üks pördi, et praegu teatakse isegi huvitav teada, kes see selle pördi võttis. Saame vaadata. Ma arvan, et shoutouti vääriline see on. See on päris kõva sõna, jah. Ja see on... 7. rada Kaspar Kukk. Nii et tervitused Kasparile, päris nii-öelda muljetavaldav tulemus. Ma ei tea, kas see oli siis green hitiga või mitte, aga pördi on pördi ja päeva ainus. Nii, ja 8. rada on meil siis järjekorras järgmine. Par 4, 182 meetrit pikk ja läheb pigem selliste lihtsamate radade alla. Et avadrive üritatakse siia kuskile Mando kõrvale saada, see valge post siin vasakul on Mando. Ja kui sa saad selle kõrvale ära, siis on sul üks siuke 65-70 meetrit jäänud veel läheneda.
et justkui 2 sellist haiserviset, aga raja teeb jah raskeks see, et siin on ikkagi tuul ja ka OB-d ja mandod, et takistusi on palju, aga siit rajalt pigem kõik võtta tahavad selle pöördi, et kas seda mainisid, et seal on see 10 meetri sisene ring, et see on ülimalt kiire lähenemistele? ei maininud, aga see on hea täpsustus, et see on ka jällegi üks asi, mis selle raja kindlasti raskemaks teeb. See koht, kuhu Mauri viskas hetkel, ma nüüd ei oska nagu võib-olla kohe öelda, aga mulle tundub, et seal see puu jääb ette. Võib-olla, aga õnneks see puu on ikkagi alt niivõrd hõre, et ilmselt välja astudes sealt saab visata, kuigi Mauril läheb ikkagi arvestatav distants sealt visata, et ma arvan, ta ei tahtnud nii kaugele mandost jääda. Ja see vise tundub väga hea. Ja see on täiesti ideaalne. Et sellest väga palju rohkem sisuliselt polegi vaja, et see on nagu maksimum. Et võib-olla kui siit veel edasi surud, et siis sa saad nagu lihtsama lähenemisega. Kas ta just lihtsam on, et kas, ma ei tea, 65 või 55 meetrit lähenemist. Hannes rääkis mulle, et tema mängib seda rada natuke kõrgemalt, lihtsalt sinna taha nende nii-öelda puude peale ja laseb tal lõpus feidida, täpselt nii ta teeb. Ja tegelikult ülimalt hea resultaat mandost mööda veel. Ja kas kunagi äkki oli ka Hannese esituses on isegi päris võimsaid drive nähtud, kus on nii-öelda jump-putiga saadud läheneda, et soodsate tingimuste korral on nagu võimalik. Aga jällegi see nii-öelda väga palju kaasa ei aita, kui seda iiglit ära ei võta, et pöördit saab mängida ka natuke lihtsamalt. Just, natuke vähem muretsedes. Jaa, aga samas pinget peab ka olema. Muidugi. Nii, ja Mats teeb ka põhimõtteliselt üsna niisuguse tavapärase viskasin, mida mängija tahabki teha. Loodetavasti ei jäänud väga nii-öelda selle mando ette, et see mando segama ei hakka. Aga siin taga kulgeb nii-öelda ka OB joon, et kui tii jala pealt veits liiga sirgeks visata ketas, siis võib see ketas sinna OB-sse maanduda. Ja Mauri nüüd viskab siin oma lähenemise sirgeks, mis tegelikult ei jäta talle väga palju variante sealt, sest et seal on suht puine. Ma arvasin, et Matsi tuli kaugemale. Jaa, mina ka, aga eks rada natuke kulgeb vaat alla mäge, et ju siis pettis, et siit jääb siuke tummine nii-öelda Anheuser refleks visata, aga Mats touchi poolest on kindlasti pigem tugev mängija, et seda ta valdab hästi. Jah, ja kuigi ilmselt resultaat ei olnud see, mis ta tahtis, siis kuskil Circle 2 ääres äkki või? Jaa, midagi siukest. No tuul on ka, nii-öelda Anheuserit visata niimoodi, et tuul on vasakult, siis ei ole nii-öelda maailma kõige lihtsam asi, mida teha. Pigem mitte, jah. Et Roland ongi siin siuke, mis ta võib olla 65-70 meetrit läheneda ja nagu räägitud, siis green on väga kiire ja Rolandil see ketas sealt omajagu meetreid ka edasi hüppab, et praegu veel green hitti pole pundi peale saanud. Äkki Hannes siit võtab. Vaatame, kas Hannes teeb ühe hea lähenemise ka siit sõpradele vahelduseks ja tegelikult see on mingisugune 6-7 peal vist. Et see on pigem hea. Midagi sellist, aga jällegi tuul on sealt puttides vist üsnagi otse näkku, et lihtsalt midagi pole. Mats ka ilmselt runni tahab anda, aga ütleme nii, et siit ära panna tundub päris keeruline. Läheb hästi kõrge kaarega. Kuku sisse. Opa! Väga hea proov Matsi poolt ikka. Ma kujutan ette, et see oleks olnud ikka päris korralik boost. Ja Mauril on auk. Ta on endale tundub, et siit augu leidnud, aga seekord ei tava sihtmärki. Aga see tundus päris keeruline koht ka, et aga Hannes putib, ei tea, kas Rolko puttis ära? No saame kohe teada. Kui paha. Praegu ütleme nii, et kahju, et vaata nende ülarauda ja see ketas läks kuidagi nii hõljuma ka, et tal jääb põhimõtteliselt sama pikk putt veel panna. Loodetavasti tuuleolud natuke sobivamad. Ja see tagant tuules on ilmselt natuke mugavam panna, kui sealt vastu tuulda. Ja võtab parri, aga Rolko putter on seal maas, nii et Roland võtab ka siit siis parri. Ja. Kõik võtavad parrid. Paistab nii.
ja et muidu tavaliselt lihtne rada, aga noh, kohe kui tuleb niisugune tugevam tuul mängu ja mingid võistlustingimused ka, siis noh, ta ei ole nii lihtne enam. ja Rada number 9, par 4, 190 meetrit. Selline natuke ülesmäge par 4, esimese viskega tahad läbi saada. Kohe jõuame sinna Männi ja mis selle kõrval on, kas see on pirnipuu või mis puu see olla võib? siin peab spetsialistide poole sekkunud, ma ei hakka oma pakkumisi avaldamagi. Endal oli ka veits piinlik. Aga ühesõnaga, kui nendest puudest mööda saad ja sinna alla kuskil ei jää, siis rada on palju lihtsam. Kui jääd siin nende taha või alla, muutub rada päris keeruliseks, OB-d on ka omajagu ja korm nüüd võrreldes vana asetusega on natukene vasakule poole viidud, mingisugune 15 meetrit äkki. Et seal natukene niisugust varieeruvust tuleb sisse ja kuskil raja keskel või noh, tegelikult lõpuosas siis on veel Annikorvu logo ka, mis koosneb liivapunkritest, mis on omakorda hasardid. Ja siin rajal nüüd tuul puhub nagu selja tagant, et teeb kettad üsna kangeks ja see on tihtipeale põhjus, miks siin rajal nii-öelda ka OB-sse visatakse, et see ketas jääb lihtsalt kangeks ja vasakule ära feidib. Et siin peab selle viske hoidma üsna madalal, et ei saa talle väga palju õhku alla anda. Ja kuna see 6. rajal oli tuul, on ju sealt suht vastu, siis järelikult siit rajalt on näiteks tagant paremalt poolt, on ju, mis nagunii suunab juba ketast OB poole. Et siin kindlasti tahad visata midagi nõks lahjemat kui tavaliselt. Roland nüüd kohe oligi natukene liiga kõrgele ja gramm liiga kange ketas ka ja otse vist OB poole ta seal purjetas, et täpselt aru ei saanud, kas äkki mingid oksad võtsid kinni ka või mitte, aga Hannes teeb täpselt sarnase viske, et jääb nagu kangeks, aga ütleme nii, et puu võtab maha ja sealt saab veel pöördit mängida. No sealt Männi alt tegelikult on ikkagi väga keeruline seda pöördit mängida või noh, selles suhtes, et võimalik, aga ma ei tea, ma ütleks, et sealt mingi 80% kordadesse ei tule pöördiga maha. Pigem mitte jah, aga meil täna tegu liiderpooliga, et siit võib igast häid viskeid tulla, et loodame parimat. Mats nüüd teeb väga hea viske, et see on tõsiselt väga ilusti kontrollitud ja täpselt ilmselt nii, nagu mees ise soovis ka. Vaatame, kuidas meil Mauri ja Mauril siin siuke madal lagi on ette antud. Jääb kinni sinna. Siin mändi on ju? Ja. Just. Ja Hannesel siin on jah. Vaata pikk poiss ka, siis on eriti keeruline. Jah. Ükskord, kui pikkus kasuks ei tule. Ei olnud mugav üldse sealt visata, aga nüüd on kindlasti palju mugavam. Ja. Huvitav, et ta sealt Eesti ka valib. Jah, võib-olla tagantkäel jääb see üks puu ette, mis seal ütleme paarkümmend meetrit tema ette jäi. Jah, võib-olla küll. Sinna Meelisliinile. Aga Roland ikkagi jäi safe, et ju siis vähemalt tundub niimoodi. Et ju siis midagi võttis viske kinni ja paneb selle ilusti sinna ringi. Jah, see oli väga hästi ära kasutatud, siis see, kui niimoodi nagu hoiti, et neid asju tuleb alati kasutada. Kas see vasakul on Kristjan Nedo hoitu või? Eriti stiilsed riided ka selga saanud, et ikkagi liiderpooli vaatama. Ei teagi, äkki on ikkagi vastalinnas hetkel. Ei tea. See oli väga tehniline võtt. Ja päris hästi sooritatud ka. Matsil nüüd vähemalt sama keeruline. Siin need oksad ikkagi segavad nii palju, et sa pead kas siukse õljuki panema või madalalt väga terav, aga eksimuse korral see terav läheb siit kaugele. Vaatame, kumb paremini teeb, kas Mats või Mauri. Mõlemad päris hästi. Ja, aga Matsile peab ikkagi selle andma, et tema tabas rauda. Tundub küll, et Mats päris soliidse proovi andis. Ja Hannesel on nüüd parri putsis mingisugune 15 pealt. Ei olnud 15. On 15? Midagi siukest. Tuul kohe nagu nii kui käest ära läks, et tuul kohe tõstis ketast kõrgemale.
polnud nii-öelda paha üritus, aga kahjuks korvi põhjas ei maandunud, et ja Rolko võtab siit pördi. jaa, Väga hästi. väga hea pördi. Mauril ka ikkagi veel täitsa arvestatav putt, aga ta on täna neid hästi lahendanud, neid väikseid comebackereid, et aga Ai, nüüd kahjuks natuke eksid. välja. Ja see vasak pool on jah siuke, et eriti ei taha üldse sinna poole puttida. väga mitte Maurilik viga selles mõttes, et jah, aga see teeb meie skoori ainult huvitavamaks. jah, et see mängu mõttes on ainult hea. Hannes ka võtab siit kahjuks paugi, aga ei ole hullu, lihtsamad rajad on ees, nii et aga meie täname vaatamast. Olid väga meeleolukad esimesed 9 ja ma usun, et taga 9 tuleb vähemalt sama meeleolukas, nii et näeme seal. Näeme taga 9.